Liina poolt premeeriti Tokyo olümpial ja paraolümpial osalenud sportlasi 2000 euroga, nende treenereid 1000 euroga. Paraolümpial selili ujumises 9. koha saanud Kardo Ploomipuu tunnistas, et mõtleb veel, kas jätkab võistlemisega või mitte, kuid tunnustust peab igati oluliseks. Kindlasti on väga suur au olla Tallinna linna sportlane ja saada koos teiste sportlastega siis preemiat selle enda töö eest, mis sa oled siin mitu aastat teinud, et väga hea on. Olümpial osalemine on juba iseenesest suur saavutus, rääkimata medali võitmisest. Vehkleja Irina Embrich on osalenud 2 viimasel olümpial, seekordne tõi aga kulla naiskondlikus vehklemises. Kuna see toimub 1 kord 4 aasta jooksul, siis sa saad aru, et see on teine start ka, et sul on 1 šanss ja kui sa ei kasuta seda šanssi praegu, siis järgmine võib-olla isegi ei ilmu kuskil, sest pääseda olümpiale vehklejad päris keeruline. Tallinn toetab nii laste ja noortesporti kui ka saavutussporti, oluline on aga tunnustada ka tõelisi tippe. Oma eeskujuga eelkõige siis tippsportlased, saavutussportlased näitavad noorematele, et on kuhu poole pürgida, on võimalik pääseda olümpiale ja on võimalik neid medaleid sealt ka koju tuua. Nii et loomulikult me tunnustame neid selle eest. Et näete ise, et see põlvkond, et järeltulev põlvkond on olemas täiesti? No loodame, et on ja praegu lapsed ikka tulevad ja tahavad vehelda, tahavad võistlustel käia, et loodame, et tulevad uued olümpiavõitjad.